Tere kõikidele Ava oma silmad podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Ma tahan selles podcastis teha sellise väikese sarja sellest, kuidas inimene saab ka ennast ise terveneda. Ja eelmises osas me rääkisime juba, kuidas tervendada autoimmuunhaigust, kuidas tervendada siis näiteks reumatoidartriiti, kus minu ema jagas oma kogemust. Ja täna me läheme veel ühe teise haiguse juurde, mis praegusel hetkel võiks isegi öelda on massiliselt levinud. Et siin on tulnud nii peavoolumeediast kui ka mujalt infot, et täna siis iga 4. inimene poeb vähki. Ja vaataksimegi siis neid alternatiivseid võimalusi või kellegi teekonda, kes on ise selle läbi käinud, milline on olnud tema kogemus ja kuidas ta on siis ennast sellest läbi toonud. Tere tulemast saatesse, Elina! Tervist! Et räägi siis kõigepealt meie vaatajatele natukene tutvusta ennast. Et kes sa oled, millega sa tegeled? Hästi, minu nimi on Elina Õispuu ja selleks Õispuuks ma sain siis sellel aastal. Viimased 20 aastat teatakse mind perekonnanimega Kirt. Ja kuna ma olen terapeudina olnud rohkem kui 20 aastat tegev. Ja minu minevik ja elulugu on üsna kirju, aga kui me jääme nagu selle konteksti juurde, mis me oleme siin välja pakkunud, siis ma võib-olla alustaksin sellest, et 2001. aastal sain mina vähidiagnoosi ja see oli siis 4. astme emakakaela vähk. Kui vana sa olid? Ma ei ole välja arutanud seda. No vanuseliselt kui umbes? 30. alguses. Okei, üsna vara. Üsna vara, jah. Ja kui ma nüüd hakkan sellest ajast rääkima, kuidas ta minu jaoks välja kujunes, minu jaoks oli selle diagnoosi saamine ikka väga üllatav, väga ehmatav. Ja loomulikult oli see täiesti loomulik asjade käik, sellepärast, et ma elasin elu, mis oli üle võlli. Ma olin tollel ajal tegev äris, turunduses, üritusturunduses ja nii-öelda 24/7 olin ma tööl. Ja kui ma ei olnud otseselt töös oma projektidega, mida mul oli samaaegselt väga palju, siis ma mõtlesin kogu aeg tööst ja võtsin kõike väga-väga isiklikult. Nii et ma olin tegelikult kogu aeg stressis ja ärevus oli selline põhiline seisund, mida ma tundsin, kuigi ma tollel ajal ei osanud seda märgata. Ma ei teadnud, et see on ärevus, ma ei teadnud, mis minu sees toimub emotsionaalselt, sest ma ei olnud selliste teemadega üldse kokku puutunud. Ja ma elasin, võiks öelda, et kogu aeg väljapoole ja tegin karjääri, nagu paljud inimesed teevad. Tahtsin saada edukaks, tahtsin saada rikkaks, nagu ikka teatud eluetapil paljud inimesed tahavad. Ambitsioonid olid väga suured ja ma muidugi panin rohkem kui 100%, pigem 200% oma energiat töösse. Ja see oli tegelikult täiesti normaalne tagajärg ja tulemus, ütleme niimoodi. Ehk siis normaalne reaktsioon ebanormaalsele situatsioonile. Aga sellest, et ta oli ebanormaalne situatsioon, sain ma loomulikult aru oluliselt hiljem. Nii et sellel ajal, kui ma selle diagnoosi sain, olin ma läbi põlenud, millest ma võiks öelda hiljem ka taastusin mingi umbes 6 aastat, tasapisi. Ma hiljem räägin natukene, et kuidas see taastumine hakkas pihta, aga sellele diagnoosile eelnes ka veel lastetuse ravi, IVF ravi, 2 korda. Aha. Ja ma ei tea, kui palju sina sellest tead või kuulajad sellest teavad, aga et tegemist on sellise nii-öelda lastetuse raviga, millest toimub siis viljastamine, munaraku ja seemneraku viljastamine toimuvad katseklaasis.
ja sellel ajal siis, kui see protseduur toimub, tuleb 2 nädalat endale nii-öelda süstida, sisestada hästi palju hormoone ja väga suurtes kogustes hormoone. Ma ei taha nagu ikka hakata nagu sellesse laskuma, et mida see minuga tegi. Ma pidasin seda kõike normaalsuseks, sellepärast, et arstid ütlesid nii, et see on kõik okei. Viljastumist ei toimunud, aga need hormonaalsed protseduurid, sellest hakkaski tegelikult minu terviselangus pihta. Ma ei taha ka antireklaami teha nendele protseduuridele, võib-olla nad on tänaseks päevaks palju edasi arenenud ja võib-olla on palju muutunud, aga ma tahaks kuulda muidugi, et naised räägiksid nendest asjadest rohkem. Sageli naised ei räägi nendest asjadest. Tegelikult olen kuulnud siit-sealt oma tuttavate käest, et naisterahva organismi keerab see omakorda nagu väga tuksi. Need suured kogused hormoone. Minu oma igal juhul, minuga juhtus niimoodi. Nii et sellest alates tegelikult hakkasid asjad allamäge minema. Ja oli umbes pool aastat peale seda hakkasin tundma ennast erakordselt halvasti, ainult halvenemas tempos. Ja ma läksin naiste arsti juurde ja sain siis selle diagnoosi. Nii et võiks öelda, et see on asjade tulemus, mitte lihtsalt kuskilt saadud vähk nii-öelda. Kas sa arvad, et see IVF oli kas seotud ka kuidagi selle vähiga? Ma ei oska öelda, sest keegi ei ole mulle seda tegelikult meditsiini inimestest ju otseselt öelnud. Ma ise tegin järelduse, et peab olema, sellepärast, et nii kiiresti hakkasid asjad arenema, et tõenäoliselt oli. Ja kuna ma sain ka ju vaktsiinid tollel ajal, enne IVF ravi tehti ka vaktsiinid, eks ole. Nii et ei tea, võib-olla oli see ka vaktsiinide. Ei oska öelda, kedagi süüdistada ma siin ei taha, aga igal juhul minu lugu, tervenemise ja transformatiivne lugu hakkas sealt pihta. Ja kui ma nüüd hüppan sellesse olukorda, kui ma selle diagnoosi sain, siis muidugi minu maailm kukkus kokku. Ja ma tundsin, et ma ei suuda mitte midagi teha. Ma mõtlesin ainult sellest, et mul ei ole elada enam eriti palju jäänud. Sest nagu kuuldavasti, meditsiin oskab ju hirmutada ka inimesi ja öelda, et sul ei ole enam palju jäänud ja sa pead tulema ravile. Nii ütles ka minu doktor, tolleaegne väga-väga hea doktor. Ja tõesti au talle, sest ta oli niivõrd hingeline inimene, et ta ei sundinud mind selle ravile tulema, nagu ma olen kuulnud inimestelt hiljem, et arstid kasutavad üsna karmi keelt inimeste ravile sundimiseks. Aga tollel hetkel ütlesin mina oma arstile, et kuulge, et me teeme selle ravi, mida te mulle välja pakute, aga ainult peale seda, kui ma olen ise proovinud ennast tervendada, ise katsetanud enese tervendamise võimalusi. Ja selle otsusega, seda ma kaalusin päris tükk aega, aga selle otsusega ma võtsin ise vastutuse ja hakkasin riskima, ehk siis tegelikult muutuski kogu mu elu. Võiks öelda. Tagasivaates ma sain sellest aru, aga minus vallandusid selle otsusega absoluutselt kõik hirmud, mis mul olid üldse olemas. See oli kohutav periood. Ma õnneks elasin sellel ajal juba maakohas ja see maakoha vaikus, vaba olemine inimestest, igasugustest suhtlemistest sõpradega ja ma tegelikult ise tõmbasin hästi vahele, et ma ei suhtleks inimestega, sest mul oli piinlik rääkida sellest, mis diagnoosi ma sain millegipärast. Ja ma tundsin, et minuga on midagi nii valesti, ma uskusin, et ma olen kuidagi halvas mõttes eriline. Et ma tahtsin seda peita ja varjata tollel ajal. Ja selle tõttu ma kaevusin üksinda oma tervendamise teekonda. Ja sealt see siis pihta hakkaski minu jaoks, et elasin ma maakohas tollel ajal täielikus metsavaikuses ja see oli üks võti ja ma ütleks, et pääsetee minu jaoks. Et ma sain ennast hakata kuulama. Ma sain hakata kuulama oma keha. Ma olin selleks ajaks õppinud juba aastaid joogat tegema.
ja ma hakkasin tegema iga päev joogaharjutusi ja joogasessioon kestis minu jaoks mingi 2,5, 3, sageli isegi 4 tundi. Hiljem elus sain ma teada, et tegemist on yin-joogaga. Aga see tuli mul intuitiivselt. Ma hakkasin lihtsalt tegema harjutusi ja tegin seda niimoodi, nagu mul seest tuli, nagu tunne ütles. Ja selles mõttes oligi see väga hea, et iga joogasessiooni lõpus oli mul mega hea olla, mega hea tunne. Lisaks ma liitsin sinna juurde ka väga pikad metsakõnnid, seal 8, 10, 12 kilomeetrit iga päev, sügavad hingamised ja kõike seda niimoodi intuitiivselt, nii nagu mu keha ütles, niimoodi ma toimisin, eks ju. Toitumisest ma ei teadnud tollel ajal veel mitte midagi, et ma ikka tegin oma hakklihakastet veel ja kartulipudru ja selliseid asju. Maksakaste oli mul lemmik ja nii edasi. Aga tuleb välja, et see toitumine ei määranudki nii palju minu tervislikku olukorda ja tervenemise käiku, kuivõrd just see psühholoogiline seisund, et ma hakkasin ennast kuulama. Ma hakkasin arvestama oma keha vajadustega ja ma olin eriti tundlik igasugusele stressile. Hästi kiiresti käivituv nagu igasuguste ärritajate peale. Et isegi siis, kui mulle helistas näiteks endine tööandja, tolleks ajaks ma olin sealt töölt juba ära tulnud, sest ma ei suutnud enam tööd teha, et see sõna töö oli minu jaoks punane lipik. Õigemini see vastutuse määr, mis mul tollel ajal oli nagu niivõrd vastunäidustatud, siis kui mulle helistas minu tööandja toonane, siis mul juba pelgalt see, et ma nägin telefonilt tema nime, tõmbas nagu pulsi nii lakke ja stressitaseme nii üles, et ma ei suutnud isegi telefoni vastu võtta ja mul kulus aastaid, ennem kui ma suutsin telefoni rahulikult vastu võtta. Et nii üle olin ma töötanud ja nii üle stressis tegelikult. Aga jah, ja liitsin lisaks nagu sellistele metsas käimistele molutamisele, õppisin molutamise ära. See on siis see, et sa mitte ilma eesmärgi päraselt lihtsalt toimid. Istud ühe nurga peal, teise kivi peal, vaatad puulehtede sahisemist ja nii edasi. Ja see oli ääretult vajalik, aga see ei käinud mul alguses ilma süütundeta hoopiski mitte. Sest et mul oli ju see enda sees see tiksuv pomm, et ma pean olema produktiivne, ma pean ju raha teenima, mul olid need uskumused, eks ju, et ma pean olema kuidagi kasulik, et kuidas ma nüüd edasi elan, et äkki ma nüüd juba selle pärast suren ära, tead, inimesel on hirme palju, eks ole. Aga et ei surnud ma kuhugile, läks palju aastaid mööda ja siin ma veel olen. Ja tegelikult ma ütleks niimoodi, ma lisan enne veel siia lõppu ka selle, et minu tervendamise üks oluline, väga-väga oluline osa olid õhtused meditatsioonid, mida ma ka ei teadnud, et need on meditatsioonid. Ma lihtsalt läksin teatud asendisse voodisse, kus ma ei olnud päris pikali ega päris istuli, ma olin selline nii-öelda pool pikali asendis ja veetsin seal silmad kinni oma keha tunnetades ja kuulates ka niimoodi tunde. 2, 3, sageli 4 tundi. Ja ma jäin sellisesse vahepealsesse olekusse, et ma ei olnud enam ärkvel, aga ma ei olnud ka unne vajunud. Niimoodi, et see vahepealne, nagu me tänapäeval teame, et see on teeta ajulainete võnkesageduse tasandeks, ongi see tervendav ruum, kus ma kohtusin enda seesmiste seisunditega, enda emotsioonidega, kõigega, mida ma olin endast eemale tõrjunud ja mida ma enda puhul üldse ei tundnud varem. Ja samuti ma läksin kehas, siis ma olin varem õppinud ka reikit, hakkasin kätega reikit tegema oma keha peal ja läksin emakasse sisse nii-öelda oma tähelepanu energiaga, eks. Pöörasin tähelepanu emakale ja just eriti emaka kaelale ja hakkasin tunnetama, kuidas ta ennast sealt tunneb. Hakkasin temaga suhtlema, lõin sellise nii-öelda psühhosomaatilise silla, eks, emakaga. Ja ma kuulsin tema väljenduses, ma ütlen tema, kuigi ta tegelikult on üks osa minust, eks ole. Ma ütlen tema, et tema väljendas ennast, et ta on nii kurb, ta on nii õnnetu, ta on nii väärkasutatud, ta on nii lahutatud ära minust kui tervikust. Ehk siis südame ja pea vaheline ühendus oli täiesti olemata, eks.
nii et ma sain aru selle tervendamise käigus, et ma olin matnud oma emotsioonid ja tunded, kõik, mida ma ei olnud läbi seedinud eelnevatest kogemustest oma elus, ja neid kogemusi oli märkimisväärselt palju. Kõik ma olin matnud sinna emakasse, peitnud ära. Ja see on ju kõige pimedam koht, eks ole, naises on ju kõige salapärasem, kõige müstilisem koht on ju, kuhu pannakse need asjad, surutakse kõik peitu ära ja varjatakse enda eest ka ära. Nii et ja siis ei ole ju midagi imestada, et inimesega selline asi juhtub, muud asjaolud sinna juurde, nagu need IVF-ravid ja ületöötamine ja kõik, mismoodi ma olin tegelikult iseendasse suhtunud. Ja see ei olnud sõbralik suhtumine endasse tollel ajal üldsegi mitte. Et kõik see oli lihtsalt lumepalli efekt, mis lõpuks vallandas selle nii-öelda siis haiguse, kuigi tänapäeval mina ütlen niimoodi, et ei ole olemas haigusi ja ma tean, et ma vastandun sellega nagu siis päris paljudele inimestele, aga olgu nii, sest minul on oma teekond selleni, kuidas tervendamine käib. Vaid et need haigused nii-öelda on lihtsalt sildid emotsionaalsetele seisunditele, mis tulenevad omakorda uskumustest ja selline sissejuurdunud käitumismustritest, eks, millele me tähelepanu ei pööra. Mida me kas peame nagu enda puhul iseenesest mõistetavaks või lihtsalt kuidagi nagu meie juurde kuuluvaks, et see on normaalne olla ärev näiteks, või on normaalne vihastada, äkki viha tunda, või et isegi mõne inimese puhul on normaalne olla kurb ja õnnetu, on ju, et see on tema selline tavapärane taustaseisund, võiks öelda, mida ta endast ei erista selles mõttes, et see võib olla kuskilt tekkinud. Ja nagu ma selle tervendamise käigus sain aru, vaata, kui sa oled seal sügaval enda sees sellises teetaseisundis, siis hakkad kuidagi tajuma hästi selgelt neid asju, mis enda sees toimub. Ma sain aru, et kõik need seisundid ja need uskumused on minu enda loodud ja minu enda nii-öelda kaasas kantud ja need moodustavadki teatud probleemid, nii füüsilised kui ka emotsionaalsed probleemid, mida siis tänapäeval diagnoositakse teatud siltidega. Ma oleks võinud sellel hetkel, kui ma oleksin läinud psühholoogi juurde või psühhiaatri juurde saada piiripealse diagnoosi või bipolaarse diagnoosi, kes teab, et ma olin nagu nii tähelepanus väljapoole suunatud ja väga-väga ärev. Nii et ma tagantjärgi võin öelda, et selline diagnoos oleks kindlasti tulnud mulle. Aga tegelik tuum oli ikkagi emotsionaalsetes seisundites, mida ma ei julgenud vaadata, mida ma ei julgenud isegi teadvustada endale. Et siuke tasakaalutus, eks ole, mina ütlen ka ei ole nagu haigus, vaid on tasakaalutus, minu jaoks ongi haigus, ongi tasakaal, mingis äärmuses sa oled kukkunud, eks ole, ja tervenemine ongi ju lihtsalt tasakaalu taastamine. Just, aga et tagantjärgi ma võin öelda, et see periood minu elust, ma tulen korra hüppan tagasi selle juurde, et kui kaua see mul siis aega võttis. Ja siis sellest hetkest, kui ma ütlesin arstile, et ma kõigepealt proovin ise ja siis tulen tagasi. Ma elasin neid hirme läbi non-stop, eks ole. Eriti hirmu surma ees. Ja kõige hullem oli hirm nagu vaikselt hääbumise ees tervise tõttu. Ma nii kohutavalt kartsin sellist nagu haigusesse hääbumist. Et see oli minu jaoks veel hullem kui lihtsalt surm. Ja siis sellest ajast läks mööda umbes 10 kuud, kui ma läksin uuesti arsti juurde tagasi. Ja ma tundsin ennast oluliselt paremini, sest minu igapäevane protseduuride sari oli mingil viisil olnud edukas, ma ise tundsin seda, mul ei olnud kõhus enam selline kivitükk ja mul ei olnud ärevust enam sellisel määral ja ma olin ikka iga päev joogat teinud. Ja siis, kui ma läksin arsti juurde, arst tegi analüüsid ja ma käisin isegi korduvalt neid analüüse tegemas, sest et esiti arst ei suutnud uskuda, et need diagnoosid näitasid seda, et mu emakakael oli puhas. Ja ta näitas mulle pildi pealt, arvutiekraani peal oli 2 pilti, oli enne ja nüüd
ja kus ta enne selle pildi peal olid näha ilusti satelliitkolded, selle viiruse satelliitkolded, siis nüüd pilt oli puhas ja ta imestas, et kuidas see sai juhtuda, mida te tegite. Ja ma kirjeldasin talle, mida ma tegin. Ja noh, vot meditsiini-inimesed võtavad seda vastu teatud reservatsiooniga, eks ole, nagu sa tead ilmselt ise ka. Ja. Ta küll tegelikult uskus seda, aga tal oli raske seda tunnistada. Sest ta hiljem, kui ma olin juba aastaid hiljem sattunud või nimelt sattunud transpersonaalse psühhoteraapia ja psühholoogia õpingutele ja alustasin hüpnoteraapiaga. Ja siis põhimõtteliselt me suhtlesime selle arstiga veel edasi. Nii et ta soovitas mõningaid kliente isegi minule. Et kelle puhul ta nägi, et oleks olnud vajalik kõigepealt nagu psühholoogiline tervendamine. Nii et au ja kiitus sellisele arstile, et ma ei taha praegu siin nimesid nimetada. Ja ma saan aru. Et on olemas ka sellised väga-väga edumeelseid ja avarama silmaringiga ja suure südamega arste. Nii et ma olen väga tänulik talle, et ta lubas mul seda teed käia, lubas mul proovida iseennast tervendada ja ma kuulasin tema soovitusi ka ja nõuandeid mõningad, mis ta mulle kaasa andis. Nii et peale seda ta ütles mulle, seda viimast käiku ütles mulle niimoodi, et tule veel jälgimisele, et nüüd ma jään siis jälgimisele, et tule aasta pärast siis tagasi, teeme kordusproovid. Ja kui ma veel sellest hiljem siis läksin aasta pärast tagasi seda tegema, oli see endiselt puhas ja siis ta pärast seda ütles, et rohkem sul ei ole vaja tagasi tulla. Kuigi meditsiin armastab sellist situatsiooni tõlgendada kui pretsedenti. Ma pean ikkagi oluliseks selle tervendamise juures enda suhtumise muutust. See, et ma ise võtsin selle julguse kokku ja ütlesin, et stopp, et ma tahan kõigepealt ise proovida ja ma tahan vaadata, et kas ma saan ise midagi ära teha, sest millegi pärast oli mul seesmiselt selline tunne ja selline usk, et kui ma ise olen midagi sellist enda jaoks nagu kokku keeranud, siis ma pean olema võimeline seda ise ka tervendama. Ja ma leian, et just see nagu mõte või see usk oli minu puhul edukas ravis. Kas sa olid enne juba, kas sa ütled, sa olid joogat teinud ja natuke mingeid asju, aga kui palju sa olid tutvunud enne enese tervendamisega, olid sa mingid, ma ei tea, Luule Viilma raamatuid lugenud või mida iganes, Louise Hay'd või kas sul oli mingi kokkupuude sellega? Üldse ei olnud, et mul oli mingisugune müstiline tõmme šamanismi suunas küll ja tollel ajal oli see intuitiivteaduste kool, Ingvar Lohaäär või kes teda pidas. Aga ma käisin ainult ühel šamanistlikul rännakul, Tiit Teras vist oli, kes tegi seda ja mul oli tõmme esoteerika poole hästi tugev. Nimetame seda tänapäeval esoteerikaks, eks ole. Aga mul ei olnud aega. Mul tegelikult ei olnud aega nende asjadega tegeleda, mul ei olnud aega isegi raamatuid lugeda. Aga üks määrav punkt oli minu jaoks see, kui mu endine ülemus poetas mu töölaua nurga peale, mitte minu tegelikult, enda töölaua nurga peale, raamatud 3 tükki ja need olid jutuajamised Jumalaga, Neil Donald Walsh. Ja siis ma vaatasin neid raamatuid ja siis vaatasin nagu ülemust, vaatasin need 2 asja ei käi omavahel üldse kokku. Et see inimene neid raamatuid kindlasti ei loe. Ja siis ma küsisin ta käest, et kas ta loeb neid ja kui ta ei loe neid, et kas ta on nõus mulle neid laenama. Ja vot siis sellel perioodil alles hakkasin neid raamatuid lugema, et kui ma võtsin aega kodus tervendamisele ja enesega tegelemisele ja tegelikult sellest jutuajamistest Jumalaga sai minu jaoks hästi suur pöördepunkt. Ma sain aru, et on olemas nii-öelda Jumal või see väli või see energia või see, mis iganes nimesid me talle anname, see suurem miski, kes kes tegelikult juhib seda mängu, eks ole, et kellel on see masterplaan, nimetame seda niimoodi. Ja minuni jõudis kuidagi intuitiivselt see teadmine, et see on õige tee. Et midagi suuremat on olemas veel siin maailmas, midagi, mis meid kuidagi tervendab, juhib, annab sõnumeid, juhtnööre ja nii edasi, nii edasi. Ja tegelikult, kui me loome temaga mingisuguse sideme ja õpime teda kuulama,
nagu mina ka tegelikult oma meditatsioonides õppisin teda kuulama, eks ole, siis me saame kasutada seda oma elus, me saame enese tervendamiseks kasutada, me saame väga paljude erinevate asjade loomiseks, sealhulgas siis külluse loomiseks seda kasutada. Nii et minu jaoks on olnud sellest ajast see teekond just nimelt selle suuremaga ühendumise teekond. Ja ma loen ja pean seda vähki, nimetame siis teda sellise nimega, oma üheks suurimaks õpetajaks. Sest et kui poleks seda olnud, ma ei tea, mis minust oleks saanud. Et noh, oleks ma siis olnud rikas, ma ei tea, kas õnnelik või mis iganes on ju. Et ma ei ütle, et ma praegu ei ole rikas, ma arvan, et märkimisväärselt rikkam just nimelt psühholoogilises plaanis läbi selle aastakümneid kestnud teekonna nii endaga kui ka teiste inimestega kokku puutudes. See on olnud imeline teekond lihtsalt, nii et aitäh, suur aitäh Vähile. Et igas asjas on kingitus, eks ju, et iga asi on kahe teraga mõõka, kas sa oskad seda märgata, et tegelikult ta tuli ju äratama. Ja mina ütlengi inimestele seda sama asja, et karda kui tahad, aga julgus võiks olla hirmust suurem. Et need probleemid, mida me diagnooside näol endale nii-öelda siis saame, on meie enda loodud ja nad tulevad meid äratama. Ja see on hästi oluline, et nad tulevad äratama, sest nende all on tegelikult õppimata hingelised õppetunnid, mida meil on vaja ära õppida, neil on vaja otsa vaadata, neid on vaja vabadusse lasta ja sellega me tegelikult ju puhastame ka oma karmat, mis on kõik see, mis on jäänud nii-öelda ülesse, skoori ülesse eelmistest eludest või eelmistest kehastustest. Ja miks ma räägin eelmistest eludest, ma tean, et paljudel inimeste pähe ei mahu see, et meil on veel elusid või et meie elu, üks elu ei ole nagu nii-öelda kõik, mis on, et mis lõpeb surmaga. Sest et minu teekond sellest perioodist edasi viis ka veel arvukatele šamanistlikele rännakutele ja sealhulgas siis ayahuasca retriidile. Ma käisin Brasiilias ja veel Rootsis ja erinevates kohtades ja nendel rännakutel ma kogesin nii mõnigi kord surma. Ma läksin surma ja surmast läbi ja ma sain aru, et surm on ühe meeleseisundi lõppemine. Mitte meie kui teadvuse lõppemine, et see ongi eksi arusaam, mida inimesed ei ole endale võib-olla lõpuni teadvustanud. Et hing on igavene. Teadvus on alati igavene, et see ei lõppe kunagi ära ja meie samamoodi lihtsalt hing otsib võimalust evolutsioonilisteks erinevateks kogemusteks, eks. Ja selleks me vajamegi neid elulisi kogemusi, suhteid inimestega, neid õppetunde, et need enda jaoks kõigepealt läbi kogeda, siis läbi töötada ja sellest siis nii-öelda ekstraheerida see kasulik essents, see alkeemiline materjal, mis kasvatab meid. Kas sa sellel hetkel, kui sa haigeks said, kas sa olid siis suhtes? Ja ma olin sellel hetkel suhtes, kuigi jällegi tagant järgi tark olles, ühesõnaga, see suhe, kus ma praegu olen, sellest valgusest vaadatuna need eelnevad suhted ei klassifitseeru minu jaoks nagu lähedussuhetena. Ehk et ma olin tollaajase tarkusega omastarus suhtes, aga meil ei olnud hingelist sidet. Mina ei teadnud sellel ajal veel, mis on armastus. Sealhulgas minu partner ei teadnud, meil ei olnudki sellist nagu lähedust teineteisega. Meil vestlused käisid igapäeva tasandi teemade ümber, et kas keegi ostis nüüd, kumb meist läheb, ostab koera toitu näiteks või et kas elektriarved on makstud või midagi triviaalsed teemad, eks. Ja partner, kuna meil ei olnud mingit sidet, siis partner oli minu jaoks pigem selline nähtus, et kellega ma ei osanud arvestada ja kellega me läksime ka peale, see oli ka veel omakorda üks stressiallikas, kellega me läksime peale seda ravi alustamist tegelikult lahku. Ja kuna see kõik ju hakkas pihta lastetusest ja kuna ma proovisin 2 korda teha lastetuse ravi ja see ei õnnestunud
siis ma elasin läbi ka veel seda nii-öelda sotsiaalset stressi, mida tähendab lastetus, et kes ma siis naisena olen, kui ma lapsi ei saa ja milline inimene ma olen kuidagi natukene ühiskonna, ma ei tea, heidik või outcast nii-öelda, et nad kõik teised ju saavad lapsi, et see on normaalse naise juurde kuuluv asi. Ja siis veel mees jätab maha sellepärast, et ma lapsi ei saa. Nii et see oli veel nagu tagatipuks siukene kirsikene tordi peal. Ja niimoodi ta ütleski mulle tollel ajal, on ju. Aga et sa said diagnoosi ja siis ta jättis su maha või? Jah. Niimoodi või? Jah. Okei. Et ka nii võib juhtuda. Okei. kõik asjad tegelikult kuhjusid. Ja see oli, nagu ma ütlesin enne, lumepalli efekt, mis muudkui ketras. Et lõppkokkuvõttes kõik need asjad, mis said katki minna ja pididki tegelikult katki minema, need läksid katki. Ja mu elust eemaldusid need inimesed, sealhulgas selle elukaaslase näol, kellega koos ma ei saanud enam edasi liikuda, sest ei olnud suhteks sellist pinnast ega sellist alust, et meil oleks tekkinud mingi side, harmooniline side, hingeline side. Nii et siis see oli see periood õnneks, kus üks mu toonane töökaaslane ja sõbranna kutsus mind loovuse seminarile ja ma läksin siis heas usus kunsti õppima sinna töötuppa või seminarile, mis kestis terve nädalavahetuse. Ja me läksime sinna viimaste inimestena, sisenesime saali ja see saalis oli tohutult palju inimesi, kõik toolide peal istumas seinte ääres. Ja see oli Jure Bešonski, tänapäeval on ta tuntud kui transpersonaalse psühholoogia erakooli asutaja ja õpetaja, eks ole. Et tema selline üks esimestest seminaridest Eestis. Ja see loovus ei tähendanud pintslit ega maalitarbeid, vaid see tähendas seda, et need viimased inimesed, kes uksest sisse astusid, võeti kohe nii-öelda kuumale toolile tema kõrvale. Ja tehti siis minuga kohe nagu põmdi esimene sessioon, mis kestis 2,5 tundi, kus kasutati siis nii nagu hüpnoosimeetodit kui konstellatsioonimeetodit, tegelikult oli natukene segu vist psühhodraamast, et ma ei oskagi näppu peale panna, mis ta siis oli, aga põhimõtteliselt sarnane konstellatsioonile. Ja selle 2,5 tunni jooksul minust vabanes selline koorem nagu emotsioonide ja hirmude ja energia näol, et järgmise hommikul, kui ma üles tõusin seal Käsmus hästi toredas mõjutuskohas, siis ma tundsin reaalselt sellist tunnet, nagu mul ei oleks jalgu all. Ma olin nii kerge. Mul oli nii kerge olla ja mõtlesin, et see ei saa küll võimalik olla. Ma olen harjunud raskusi kandma, et mul on ju selg on selliseks arenenud, et andke mulle kõikide raskused, ma kannan teiste inimeste koormeid ka enda peal. Ja see oli imetore, erakordne tunne. Ja ma olen tohutult õnnelik, et ma sinna sattusin, sest et see oli järgmine etapp, mis avas mulle järgmise eluetapi. Läksin sinna kooli, Jure, kui ta tegi selle kooli siin Eestis, siis läksin sinna kooli, müüsin selleks isegi mu auto maha ja et kooli saada, eks ole. Kuna mulle öeldi, et sina pead olema tervendaja, sest sina pead tervendajaks õppima, sul on selline energia. Ja siis mina muidugi tegin, jah, kui autoriteedid nii ütlevad, siis nii on. Aga loomulikult ma tundsin seesmiselt ka ära nagu selle, et minus on midagi ja läbi nende avanemiste ka ärganud, et mul on soov ka teistele inimestele edasi anda neid viise, kuidas mina ise ennast tervendasin ja kuidas ma saaksin teisi nagu aidata edasi. Et mul oli tekkinud selleks ajaks juba kergendus nii suur, et ma tahtsin seda jagada oma teekonda mingil viisil. Nii et sealt hakkas minu tervendaja teekond pihta. Mis oli sinu nooruses see, mis viis sind sellesse kohta, et sa olid kogu aeg ärev, suhtusid endasse halvasti, olid väsinud halbades suhetes? Kuidas see oli sinu lapsepõlv? No minu lapsepõlv oli väga intensiivne, sest et minu ema ja isa tolleaegsed suhted olid täis emotsioone, väga plahvatusohtlikud. Isa oli tollel ajal meremees ja kui ta merelt tagasi tuli, kui ma väike olin, siis
olid peod kodus, kus oli kodu alati külalisi täis, oli alkoholi väga palju ja üldse tegelikult minu nii-öelda nooruspõlves oli väga palju alkoholi, täiskasvanud inimesi alkoholiküüsis. Ja siis, kui need peod olid läbi, siis hakkasid tülid ja see intensiivsus oli kogu aeg nagu maksimumiga laes, eks ole. Ja siis ma tundsin, et minu jaoks ei ole nagu kohta ja ruumi ja ma õppisin iseendaga hakkama saama. Ma õppisin toime tulema nagu kodust väljaspool ja tänu sellele ma õppisin kondama õues, nii me elasime küll Tallinnas, Lasnamäel, nii siis nagu seal nii-öelda Lasnamäe vahel ehitustel kolamas käima ja pättide kambaga ringi sõeluma ja siis suvisel ajal olin nii tädi juures maal kui vanaema juures maal ja üldse nagu veetsin hästi palju Lõuna-Eestis maal, kust saigi alguse minu selline maal elamise pisik ja ühendus loodusega. Ja ma sain aru, et loodus on selline fenomen, mis ei jäta sind kunagi maha. Sa saad alati ennast loodusest tühjaks laadida ja sul on alati hea olla. Et mingitel kummalistel põhjustel, kuna mul ei olnud hirme pimeduse ees, mul ei olnud hirme loomade ees, metsloomade ees ega midagi sellist ja üksinda olemise hirm mul ammugi puudus, ma armastasin üksinda olemist tegelikult. Nii et mul see kodust väljas olemine oli minu tervendamise allikas. Et kus ma laadisin ennast emotsionaalselt maha. Ja Lasnamäel mulle meeldis tegelikult tollel ajal isegi elada, mis siis, et hilisem periood mu elus osutus selliseks, et kus ma Lasnamäega enam ei armastanud. Aga nooruspõlves oli seal äge, sellepärast, et väljas oli palju lapsi, kellega sai alati luurekaid mängida, rahvaste palli mängida. Ma olin selline hästi mängude keskne, hästi elav laps tegelikult. Ja vajasin palju liikumist ja vajasin palju tähelepanu. Aga emalt ma tähelepanu ei saanud. Emal oli silmi ainult tollel ajal isale ja siis, kui isa mu elust ära läks, siis tuli emale mees, keda ma siis kutsusin võõrasisaks, kuigi ma võõrasisena teda nagu justkui ei tunnistaks. Ta oli lihtsalt üks kinni istunud vang, kes oli üsna psühholoogiliselt agressiivne tüüp. Ja ta elas oma agressiooni nii ema kui minu peal välja. Nii et sealt sai tegelikult alguse selline minu meeste mudel, võiks öelda. Ja see, et ma olin harjunud sellise negatiivsete emotsioonide ja ärevuse intensiivsusega. See oli minu jaoks normaalsus. See igapäevane elukeskkond, eks. Ja kuna kodus oli üsna ebameeldiv olla, siis ma otsisingi teed välja, et õppisin kodus nähtamatu olema. Et see oli üks nagu oluline asi, mida ma ära õppisin, kuigi see hilisemas eluperioodis enam mind ei ole teeninud, sellepärast, et ma ei taha ka avalikkuse ette väga naljalt tulla. Et ikka tahaks nähtamatu olla, eks. Aga kas su isa kadus su elus täiesti ära siis, oma isa? Ta tegelikult ei kadunud see periood veel ära, et kui ema ja isa lahku läksid. Isa jäi merel käima, aga tal tekkis nii-öelda meie kodus üks oma lugustatud tuba, kus ta siis tuli ja oli teinekord sageli teisi naisi tal seal kaasas ja siis sinna tuppa ei tohtinud ka siis minna, kui ta kodus oli. Nii et selles mõttes ta kadus minu jaoks ära. Et kontakti isaga mul ei olnud ja isa oli mul tegelikult lemmikinimene, kui ma päris väike tüdruk olin. Ja siis ma nii õudselt armastasin oma isa, ta oli minu nagu iidol, võiks öelda. Aga tema oli noor, ta oli liiga noor laste saamiseks üldse, ta on ise seda veel tunnistanud ka hilisemas vanuses ja jah, tal ei olnud ruumi laste jaoks. Mul oli veel vanem vend ka, on siiamaani, kes ka samamoodi ei saanud tähelepanu. Nii et isaga meil ei olnud tegelikult ühendust, ka hilisemas eluperioodis. Kas, kui me vaatame nüüd seda tervenemise teekonda, see ongi hästi mitmekihiline, kui sul on palju rohkem teadmiseid, et väga pikka aega on mööda läinud. Mida sa ütleksid, mida sa integreeriksid täna veel kõige selle juurde, mida sa sellel ajal näiteks tegid? Mida sa lisaksid siia?
Kindlasti lisaks sellele psühholoogilisele tervendamisele, et enesele tähelepanu pööramisele ja oma keha tundma õppimisele, toitumise. Ja tänapäeval on nii palju häid nippe, kuidas saada õigesti toituda ja on nii palju häid vahendeid olemas, mida tarbida, mida mitte tarbida. Ehk siis mina soovitaksin inimesel õppida oma keha selles mõttes tundma, et mis talle sobib, mis ei sobi. Ja loomulikult siit nagu paljud inimesed või noored eriti võivad öelda, et kuule, aga mulle sobivad suhkrurikkad asjad, eks ole. Et see on täiesti out, et suhkur tuleb täiesti menüüst välja lülitada, kui on tervendamise periood. Mina ütleks, et päris radikaalsel viisil mina elimineeriksin ära ka alkoholi ja piimatooted ka, ehk siis ma jätaksin sellise väga korrigeeritud superfoodidest koosneva menüü ja mis on siis sellistest aedviljadest ja köögiviljadest tehtud, mis on mahedad ja ökoloogiliselt puhtad, sellepärast et nagu me tänapäeval teame, siis pestitsiide ja herbitsiidi kasutatakse ju kasvatamisel nagu aina rohkem ja rohkem ja kuhu need ainejäägid siis jäävad, et nad ladestuvad inimese kehasse, eks ole. Sama siis ka nagu lihaga, mis on antibiootikume ja erinevaid aineid siis täis, mida siis omakorda loomadele söödetakse toiduga koos, on ju. Ja need samamoodi inimene sööb endale sisse, et kõik need keemilised vahendid, mürgid, et nendest tuleks vabaneda ja kui teha haigestumise puhul juba endale menüü, siis kindlasti ainult mahedast ja puhtast. Ja muuseas sellega seoses praeguseks ajaks, nüüd juba siis 6 aastat olen mina saanud ka täita iseenda unistust pidada permakultuuri põldu ja aiamaad ja kasvatanud endale ja nüüd ka siis meile oma abikaasaga oma köögiviljad, oma puhta toidu, millega me toidame endid juba aastaringselt ära, mõningate lisanditega poest, eks ole. Nii et mina soovitan hästi tähelepanu pöörata kvaliteetsele toidule ja kvaliteetsele puhtale veele ja loomulikult on linnakeskkond, võib-olla mõned inimesed ei pane seda tähele, kuidas see meid mõjutab, eks, aga minu jaoks on niimoodi, et kui ma tulen maalt linna, siis ma üsna loetud arvu tundidega muutun juba selliseks ma tunnen ebamugavust ühesõnaga. Ma tahaks juba linnast välja joosta, eks. Et see linna intensiivsus samamoodi mõjutab meid, tahame seda või ei taha. Nii et mina soovitaksin kas või mingiks perioodiks minna vaikusesse. Sest vaikusel on tervendav jõud. Ja kui inimene saab vaikuses õppida kuulama iseennast ja oma tundeid, siis see on juba iseenesest tervendav, ilma et me liidaksime sinna neid muid faktoreid juurde, mis kaasa aitavad sellele. Ja teine asi, et tollel ajal ma küll ei kasutanud ja ei teadnud, aga nüüd ma tean, et kui suur tervendav jõud on ka psühhedeelsel teraapial, mida muuseas ka Peruusse läheme nagu nii-öelda praktiseerima ja tegema. Et see on üks mega kihvt võimas vahend, mis on aastatuhandeid olnud inimkonnal käepärast olemas, aga see ei ole igaühe jaoks. Et nagu ayahuasca kohta ka öeldakse, et see kutsub inimest siis, kui ta selleks on valmis. Nii et aga see nendest arvukatest tseremooniatest ja sessioonidest, milles ma olen ise osalenud osalejana ja ka õppinud palju, et olen ka ma nagu praeguseks kujundanud juba oma šamanistliku teraapia meetodi, et kasutades mingisuguseid elemente sellest, nii helilisi kui muid vahendeid. Nii et mina ütleks, et selline šamanistlik arhailine lähenemine, mis on niivõrd kaua aega juba inimkonda teeninud, on ka üks tervendamise vahend ja ma tean palju inimesi, palju on selline sõna, mis ei ütle midagi, aga mitmeid inimesi, kes on saanud just nimelt oma väga raskete haigustega sellisest kohast abi. Aga ma tean ka inimesi, kes ei ole saanud. Ja, mina ka. Ja on mõlemad pooled olemas. Ja seda kunagi ei tea, et ma olen ka öelnud, et
et nii palju, kui ka mina näen ja oma raamatutes kirjutan, et psühhedeelikumid on hingetasandi ravimid, sest et nad toovad selle energeetilise fooni ja kuna ikkagi trauma salvestub kõik hinge ja täna meil on tegelikult olemas juba lugematul arvul uuringuid. Ameerikas on üks juhtivaid traumaterapeute, kes on Besser Van der Kolk, nemad on öelnud, on pannud 163 miljonit näiteks ainuüksi MDMA uuringute alla, et kahjuks ei ole FDA ei ole veel läbi lasknud seda, aga tõepoolest, et sellel on kahtlemata võib olla inimese jaoks väga suur mõju ja samas ma arvan, et sina tead ka, meil oli üks tuttav, kes aastaid tagasi ära suri vähki, tal oli näokasvaja ja tema tegi ju ka proovis ja ta ei saanud abi. Nii et see on jah hästi, me kunagi ei tea. Sest see sõltub ju nagu paljudest asjaoludest ka, et kui inimene läheb nagu peale pikki meditsiinilisi protseduure nüüd viimases hädas tegelikult sealt abi otsima, siis võib olla ju nagu elementaarselt arusaadav, et ta seda sealt ei saa, eks ole. Et selle tervendamisega nagu tuleks alustada ikkagi esimeste märkide ilmumisel. Et mina soovitaksin inimestel just seda, et inimesed õpiksid märkama oma keha signaale. Ja selleks on vaja tegelikult mingisugust sellist vaikuse ruumi, iseendaga istumist, üksi olemist, et märgata. Näiteks jooga praktika on kas või selline, et kui teha joogat ja teha näiteks üksinda, et grupis on seda raskem teha, aga üksinda joogat tehes on ju keha kuulamine toimub sellel hetkel, kui joogat teha, eks. Et siis keha annab ju signaale ja kui kuskilt hakkavad mingisugused aistingud, ebamugavustunded tekitama, siis see on märk, et vaata sinna, pööra sinna tähelepanu, midagi on tasakaalust väljas, eks. Nii et tegelikult nagu meil on nii palju praegusel ajal tarkasid inimesi, kes on ennast harinud, kellel on juba nagu palju kogemust, eks ju, nii joogaterapeute kui üldse terapeute tegelikult, eks ju, kes oskavad juhendada ja suunata, nii et mina soovitan inimestel, kes tunnevad, et midagi on, midagi toimub endaga, aga kuidagi näppu peale panna ei oska, siis kindlasti avage ennast, et küsige abi, et kas või isegi kui ei ole midagi, see on ju väga hästi, aga kui on midagi, siis saab õigel ajal jaole saada, eks. Sa tõid minu meelest nagu nii ilusasti siin välja, mida ma tegelikult ka oma eelmises podcastis oma emaga, tema rääkis oma teekonnast. Ja sina ütlesid ka nii ilusti, et sa läksid sinna meditatsiooni, viisid ennast sinna aju teetalainete tasandile. Et tegelikult on et minu meelest see ka, mis sina tegid, oli see, et sa lihtsalt tegelikult lõid oma kehale ruumi tervendamiseks ja tegelikult tervendab ennast ise. Et ma ei ole veel kuulnud, kõik, kes räägivad, ma kuulen ainult ühte sama juttu. Ja ma saan aru lihtsalt, et kehal ei ole, selles mõttes, et kui sa oled tasakaalust väljas, sul ei ole seda ruumi ja teeta-ajulained, alfa-ajulained on tervendavad seisundid, kus keha ise kõike reguleerib ja taastab oma tasakaalu kogu aeg, eks ole. Ta on loodud, inimene on loodud sellest, et ta otsib kogu aeg tasakaalupunkti tagasi. Ja kui sa lähed väga äärmusesse, väga tasakaalust välja, siis see haigus tulebki näitama, nimetame haigusega, et tasakaalutus läks liiga suureks, sa läksid liiga palju ühele poole ja tule tagasi, kui sa ennast kuulad ja kui sa tood näite joogast, mina võtan täna sellised nagu väga-väga raskete traumadega inimesi, keda siis tihti psühholoogid ja kõik teised nagu tagasi saadavad. Ja üks meetod, mida ma kasutan, ongi see, et vähemalt hästi lühikeselt alustame ainult 15 minutit jooga, hingamine ja meditatsioon. Ehk 5 minutit, 5 minutit ja 5 minutit, et jooga vabastab su kehast pinge ära, hingamine vabastab hingest ja närvisüsteemist ja tood meele vaikusesse, eks ole. Ja natukese ajaga hakkab kõik juba jälle paika ennast seadma. Et tegelikult me võib-olla ei adugi, mida need samas ju päris lihtsad asjad teevad meiega. Ja eriti kui need teha süstemaatiliselt, eks ju, et mingi nagu periood näiteks oma elust hästi intervalliga, et see on nagu ravimi võtmine, et kui sulle ütleb arst, et võta 3 korda päevas seda ravimit, siis sama ravim on jooga, eks ju, tee 3 korda 15 minutit mõnda harjutust, sügavat hingamist, et see on samamoodi ju ravim tegelikult, eks ole. Aga mis ma tahtsin kommenteerida seda, et kehal ongi täpselt ise tervendamise võime ja lihtsalt tuleb endal tee eest ära tulla. Tuleb nagu lõpetada ära see ebatervislik eluviis, see stressirohke nagu toimimise viis. Tuleb vähemalt teha paus sinna, mõningane paus, et üleüldse hakata kuulma neid signaale.
kehas. Sest et ma tean, olen töötanud paljude klientidega, kes on hästi tegevad äris ja kellel on hästi vastutusrikas töö ja juhtivad kohad ja nendel ongi hästi huvitav, et nad leiavad aega iseenda jaoks võib-olla seal pühapäeva hommikul kell 12, eks ole. Et siis see on ainukene aeg nagu nädalast, on ju. Sest et kui veel perekonnad on, kui veel lapsed on, siis nagu kogu tähelepanu läheb välja. Ja siis nad peavadki käima puhkamas, puhkus on ka ainult mingi nädal või 2, eks ole, kuskil soojal maal ja siis puhkamine tähendab siis seda, et juuakse ohtrasti alkoholi, et üleüldse mingit emotsioone maha saada laadida, eks ole. Ja süüakse ennast üle täiesti. Ja see ei aita ju kaasa üldsegi mitte, vastupidi, et minnakse pohmelliga ja suure stressiga, kus ei olda puhatud tegelikult, eks ju, minnakse tööle tagasi ja see tsükkel läheb edasi. Nii et puhkamine on ikkagi midagi muud. Puhkamine on see, et ennast leida vaikuses, tõmmata need stressorid kõik maha, nagu muusika puhul eeblid maha ja jääda endaga üksi. Ja ma saan aru, et see on väga paljudele inimestele suureks probleemiks, sest siis, kui jäädakse üksi, selles vaikuse ja tühjuse ruumis tõusevad kõik emotsioonid ja tunded üles, mis on varem alla surutud. Ja see on nii hirmutav, nii paljude inimeste jaoks, sest nüüd on ju tänapäeval päästev vahend nimega telefon olemas, eks ole, saab kohe sinna. Ja aga jällegi, et see ei aita kedagi, et inimesed paraku hakkavad mõtlema alles siis, kui nad jõuavad juba väga suure probleemi otsa, kui nad saavad arsti käest diagnoosi, nagu minagi. Ega ma ka ei hakanud varem mõtlema. Mul ambitsioon oli nii suur, et kui keegi oleks mulle öelnud, et kuule, sa töötad üle või et sa oled nii ärev või stressis, et kas sa ise ei näe, ma ei oleks seda kuulanud. Kui keegi oleks mulle öelnud, et mine psühholoogi juurde, mul oleks, ei, mis see on, et mina selliste asjadega küll nüüd ei tegele, et ma olen ikka nii, ma ei ole selline inimene ühesõnaga. Nii et psühholoogia tuli mu ellu hiljem. Aga et kõikide jaoks, nagu mina olen näinud ja nüüd ka astroloogina, vaatan inimeste sünnikaartidelt seda, et need asjad, mis nendega toimuvad ja sealhulgas siis terviseprobleemid on justkui nagu määratud juhtuma. Nagu sünnikaart on nagu programm, millega inimene sünnib, eks ole, baasprogramm. Aga tema ülesanne on seda programmi osi või neid etappe, neid sündmuseid ja neid suhteid teadvustada, õigemini iseennast nende kaudu teadvustada, et siis ületada, et siis tulla sellest programmist välja. Et see ei ole mingisugune selline saatuslik asi, et sa oled nüüd, ma ei tea, kaalude tähtkujust ja siis sulle on määratud ainult suhetega mingisugused ebaõnnestumised ja mida meile siin räägitakse, on ju. Et tegelikult on see palju sügavam teadus, nimetagem seda esoteerikaks, aga et ta näitab jube täpselt ära inimeste puhul need soodumused millekski. Ja ka transiidikaarti vaadates, transiidikaart on siis see kaart, mis näitab käesoleva hetke seisu inimesel vastavuses tema sünnikaardiga. Sünnikaardiga, perioode, mingid perioodi. Perioode, just nimelt, et on mingid teatavad perioodid, kus on soodumus millegi tekkimiseks või ilmnemiseks või suhete tekkimiseks või you name it, on ju. Näiteks ma toon näite, eks hästi huvitav näide, mul isa suri hiljuti. Ja see oli paar nädalat tagasi ja kui ma vaatasin tema surma hetkel astroloogilist kaarti ja vaatasin transiiti, siis täpselt sellel hetkel, kui ta suri, oli tema päikese peal, päikese kohal, sünnipäikese kohal, oli nii Marss kui Lilith. Aha, surm, transformatsioon. Jah, just nimelt. Ja tegelikult tema kaart, kuna ta oli Skorpioni tähtkujus, on ju, et tema kaart näitas juba aastaid tagasi erinevaid etappe, mis olid tema jaoks nagu sellised transformatiivsed etapid, ehk siis hing ütles selle kaudu, et kas sa nüüd õpid, et kui sa ei õpi, kahjuks võid seda asja nagu kogema, haigust ennetama ja sa pead operatsioonile minema ja nii edasi. Et nende nagu terviseprobleemidega, mis tal olidki nagu seesmised kutsed, hingekutsed ärgata ülesse. Ja
see oli nagu väga-väga huvitav, et kuidas ma vaatasin astroloogi, noh, kuna mul oli tema andmed olemas, ma kogu aeg jälgisin tema teekonda ka, et mis temaga toimub ja mida ma näen. Ja need ärkamise hetked, need olulised hetked, kõik olid mingite aspektidega hästi selgelt nähtavale toodud kaardis. See on nii huvitav. Üks hästi põnev Hästi asi. põnev. Aga see on nii huvitav, mis sa ütled, et tegelikult ongi, et mingil põhjusel on nii, vaata, et kui ma seda hästi palju vaadanud, nagu, et kui meil kannatust ei ole, noh näiteks ütleme, et sul on palju raha, on ju, ja noh, laias laastus on nagu asjad hästi. Ja siis mitte miski ei kutsu sind ärkama. Sa käid oma reisidel, jood oma alkoholi, sööd, ma ei tea, ostad kalleid riideid, on ju, ma ei tea, sul on majad, värgid, särgid, aga sul see hinge, noh, ei teki seda hingekutset, aga kui tekib see tasakaalutus, siis sa pead, no vähemalt võiks hakata sissepoole vaatama. Ja seal on see, kus sa leiad, noh, selle hingekutse ülesse, sest kui ma vaatan oma ema lugu ka, noh, me olime miljonärid, eks ole, kuidas me elasime ja kõik. Aga siis, et selles mõttes see raha on kahe otsaga asi, et mulle tundub, et raha võiks olla siis, kui oled juba ärganud, et siis see on palju nagu tervem, eks ju. Sest et raha on see, mis takistab ärkamist. Ja, et siis nagu kasutaksid seda raha juba nagu teistel eesmärkidel ilmselt. Just, jah, absoluutselt. See ei töötaks enam selles mõttes sinu kahjuks selle nii-öelda piiratud teadlikkuse raames, on ju. Et nii nagu, noh, ka mul mõned tuttavad on, kellel on tõesti raha niimoodi, et nad ei loe seda, ütleme nii. Ja nad kasutavad seda nagu niimoodi pillavad laiali veidrateks asjadeks, ise, noh, neil ei olegi tegelikult mingit sihti ega eesmärki selleks, eks. Ja samas kannatavad. Et kannatavad oma psühholoogiliste probleemide ja suhtekonfliktide käes ja nii edasi. Tegelikult, noh, seal on nende, just nagu sa ütlesid, kannatustes on sisse programmeeritud ärkamine, et need on nii olulised hetked, et inimesed saaksid sellest aru, et kannatust ei tohi ignoreerida. Ja seda hetke kasutamata jätta, eks ole. Täpselt. Ja seda vähki kehast välja lõigata, sellega me ei elimineeri ära seda kannatust, mida see vähk nii-öelda emotsionaalse ainesena, mis on tihenenud füüsilisele tasandile, tuleb ju meile nagu näitama. Et need on lihtsalt meie enda emotsioonide seisundid, mis on muutunud tihedaks ja reageerivad või noh, nii-öelda väljenduvad ja avalduvad siis organites või organsüsteemides teatud viisil. Sinu teekond, eks ole, sul ju hakkas põhimõtteliselt vähist täiesti uus teekond pihta. Ja kui sa oleksid nüüd läinud näiteks, ütleme, lõiganud, noh, mida tehakse tavaliselt selle staadiumis, tegelikult lõigatakse emakas välja. Eks, kui sa oleksid valinud selle teekonna, mis sa arvad, milline see elu oleks olnud siis? Kas sa oleks ärganud? Kas oleks olnud uus kutse? Ei, ma arvan, et ei oleks. Sellepärast, et sellel hetkel mina olin nii ülepea kaela selles ärinduses ja sees, et minu uskumused, mis mul tollel ajal olid tugevad programmid, eks ju, ütlesid, et kiiremini, kaugemale, kõrgemale, edukamaks, see oli see edukultus, on ju, et minust peab keegi saama, keegi oluline, tähtis, rikas, ilus, on ju. Ja see on nii tugev programm, seda enam, et ühiskond ju võimendab seda nii väga, on ju. Ja kui sa oled noor ja oled oma ellu juba nagu astunud ja sa oled mingis mõttes saanud sellisesse kohta tööle ja sellise ringkonda sisse, mis sa tuled sealt naljalt ise välja või ei tule? Ei tule välja. See on väga suur lõks tegelikult, mida sa saad hiljem aru juhul, kui sa välja tuled. See ongi tegelikult väga võimalik, et kui sa teed seal selle valiku, vaata nagu sa ütlesid, et kui sa ei kuula seda hingekutset, siis võibki järgneda füüsiline surm, sellepärast et just kui see, noh, sa ütled selle kaardi järgi, et just kui see, mida sa siis tegelikult tulid tegema, sa ei vali seal seda, noh, elus on ristteed, on ju, me teame, ja sa lähed teise, siis seal ongi võib-olla, et seal näiteks elu tegelikult lõpeb ära selle koha peal, eks. Mis sa arvad, kas võib ka nii olla, et hingelisel inimesel võib-olla ongi raha vahel selles mõttes, noh, kas kitsam või blokeeritud, et kui seda raha oleks väga palju, siis me võib-olla teeksimegi, vaata, raha annab valikuvabaduse ja võib-olla valiksime vahevalikuid, et ta hoiab mingi aeg seda rahalist fooni nii, et ta rohkem suunab siin nagu õigete valikute poole. Jaa, mina olen täiesti veendunud selles, et iga ühele vastavalt tema nagu evolutsioonilisele tasemele.
antakse. Et mina ei ütleks, kui ma vaatan ringi, et need inimesed, kellel on rohkem raha, et nad on kuidagi õnnelikumad. Vastupidi, et neil on palju rohkem stresse. Et need inimesed, kellel on vähem raha või teatud eluperioodi jooksul on vähem raha, näiteks tulnud ühest eluetapist välja ja pole veel teise sisenenud ja on väga kitsastes oludes, võiks öelda, siis nendes inimestes ärkavad ja arenevad hoopis teistsugused iseloomuomadused, mida ma võiks öelda, et tulevad juba hinge tasandilt, et see heldus näiteks, mida mina märkan inimestel, kellel ei ole palju vara, on palju-palju suurem kui varakatel inimestel. Ja absoluutselt. Ma olen vahel mõelnud, et kui me vaatame, et kritiseeritakse hästi palju seda ülemist tippu, püramiidi tippu nii-öelda, kellel on see kõik raha ja mida nad sellega teevad. Aga kui ma vaatan natukene allapoole, ütleme inimene, kes on võib-olla keskmiselt rikkav, kellel on mõned miljonid. Aga kui sa lihtsalt istud miljonite otsas ja kasutad seda söömiseks, joomiseks, ringi reisimiseks, sellega mitte midagi head ei tee ja kedagi ei aita, kas see ei ole siis samasugune parasiitlus nagu see, mis seal tipus on? Ma ei tea. Ja vaata, selle kohta mul on nagu ka oma lugu jälle enda kohta. Et kuna minul on astroloogilises sünnikaardis on lõunasõlm, mis kirjeldab eelmiste elude karma ja pagasit, eks ole, on lõvitähtkujus ja esimeses majas on ju. See räägib sellest, et ma olen eelmistes eludes olnud nagu selline, pigem nagu tähtis tüüp ja varakas tüüp ja selline võimukas, ambitsioonikas ja mul on olnud küllus ümberringi ja ma olen kuidagi nagu selle ära tundnud selles elus sellena, et mul peaks nagu küllus olema ja vot sellepärast ma ajasingi ärivaldkonnas ja turunduses seda nagu raha hirmsasti taga, et see oli minu jaoks nagu see, et mul peaks olema, aga millegi pärast mul ei ole praegu, on ju. Et selline vaikimisi nagu teadmine on sisse ehitatud ja seda ma ei kasutanud eelmistes eludes ära kõikide kõrgemaks hüvanguks, vaid ma kasutasin oma isekatel eesmärkidel. Ja tänu sellele on minu elus olnud kogu aeg raha vähe ja mind on pandud nii-öelda ninapidi piima sisse. Et sõna otsa mõttes ma õpiksin toimima, mitte et ilma rahata, küsimus ei ole selles, küsimus ei ole tegelikult üldse rahas, vaid et õppima nagu kasutama oma hinge headust ja teiste inimeste hingesid ka nägema, et luua inimestega suheldes ja suhetes hoopis teistsuguseid sidemeid. Et mis ei toetu ainult rahale, võimule, staatusele ja nendele asjadele, mis on nii-öelda ühiskonnas tagaaetavad normaalsused, on ju. Vaid et just nimelt, et mul pidi olema nii kitsas nagu rahalises mõttes ja ka varalises mõttes ja ka suhete mõttes, et ma hakkasin kasutama teisi ressursse endast. Selleks. Mis see tähendab? Kuidas sa seda kirjeldad? Et suhete kõige võttes? Suhete kõige mõttes. Mul ei ole olnud näiteks selliseid suhteid, nagu ma eeldasin, et peaks olema. Et ma peaksin saama ikkagi sellise rikka mehe ja palju vara, kaasavara, et see oleks nagu iseenesest mõistetav minu puhul, eks ole. Ja alati, kui ma olen olnud suhetes, neid suhteid on mõnesid, meil käib nagu nii-öelda joonlauaga vahetõmbamine, kes kellel kui palju, kes mille eest maksab ja nii edasi, on ju. Et selline nagu juuksekarva lõhki ajamine. Väga õpetlikud on need suhted minu jaoks olnud, mis on viinud sinnamaani, et ma olen hakanud nägema, mis oligi tegelikult hingeevolutsiooniline üks eesmärkidest, hakanud nägema neid pooli iseendas, mida ma teisiti ei ole osanud märgata. Ehk et seda ihnust näiteks, et kuidas ma oma seesmisest puuduse tundest nagu toimin, milliseid suhteid ma loon ja kuidas ma üldse suhetes käitun ja eriti rahalistes suhetes, kuidas ma käitun ja nii edasi. Et see on olnud, et mul raha pole olnud ja kõik need asjaolud kokku on minu jaoks toonud nähtavale selle, et raha puudumise alus ei ole mitte materiaalne puudus, vaid tegelikult on selle aluseks nagu ühenduse puudus oma hingega. Iseendaga.
ja kui ma selle nii-öelda läbi hammustasin, siis kadus rahalt ja varalt selles mõttes selline nagu tähtsus ära. Laeng Et kaob ma ära ei tagant. andnud talle liiga suurt tähtsust enam ja sellel ajal ja sellel hetkel hakkas tulema minuni kõik see, mida ma tegelikult nagu soovisin ja mida ma enam ei oodanud. Ahah, et lasid lahti Lasin põhimõtteliselt. Täpselt. Okei, aga võtame korraks siis veel, et me just rääkisime sellest, et sinul oli kuidagi see hetk, et noh, esiteks sa läksid suhtest lahku, sul ei olnud ju lapsi, sul töölt sa tulid ära, ma saan aru, et sa ikkagi said majanduslikult nagu endale selle ruumi hoida ja luua. Aga kui me võtamegi selle, ma ei oska öelda, keskmise pereema või keskmise pereisa, kes noh, ma ütlen, et mina olen kuidagi õppinud looma, kas ma ütlen kas või see 15 minutit hommikul, eks ole. Et aga kui ongi lapsed ja töö ja kodu ja kohustused ja stress, täna on inimestel ju väga palju seda sama rahalist stressi, et noh, see on ju see, mis põhiliselt ka sööb inimesi tõesti. Et mis sa soovitaksid nendes kohtades või nendes hetkedes, et mis seal võiksid olla lahendused, kuidas vaikselt seda ruumi saaks avada, et julgeks hakata lõdvestuma, muutuma, ma ei tea. Ega see ongi tegelikult keeruline ja keeruline ka teistele inimestele soovitada seda, et noh, tagasi minnes korra sellesse minu teekonna algusesse transformatsiooni kohta, ega minul ei olnud ka raha. Et elasin maamajas, mul oli veel tollel ajal päris suur pangalaen, mida ma pidin iga kuu tagasi maksma ja noh, mõningased säästud, mis nagu silmnähtavalt iga kuu kahanesid, eks. Noh, tolleaegne partner, noh, midagi ta toetas, mingisuguseid makseid ta maksis, aga mul oli see raha kadumise hirm tegelikult väga suur. Kuni ma lõpuks ka selle protsessi käigus selle enda sees nagu nii-öelda ülesse kraapisin, vaatasin otsa ja otsustasin, et juhul kui ma pean nüüd hakkama oma kodu müüma, tolleaegset maakodu, eks, ja midagi veel võib-olla oma varast nagu ära müüma, et noh, so be it, las ta siis olla. Aga et seda vaikuse ruumi ma enam ei vaheta mitte millegi vastu välja, et ma kas või kolin, ma ei tea, kuskile üürikasse maale või noh, ühesõnaga, et ma olin juba leidnud selles vaikuses nii suure väärtuse iseendaga koos olemiseks, et noh, et see oli minu jaoks kaalukausil palju võimsam ja kaalukam asi kui siis see raha või see, kust see raha peaks tulema või nii edasi, on ju. Ja see raha hakkas tegelikult mul hiljem tulema, siis kui ma läksin, tahtsin oma keha paremini tundma õppida, läksin tollel ajal Lahemaa tervisekooli, Alar Krautmanni massaažikooli nii-öelda õppima massaaži, anatoomiat, patoloogiat ja kõike seda ja siis ma sellel ajal, kui ma juba massaaži hakkasin nagu tegema õppimise ajal, hakkasin ka pakkuma raha eest massaaže. Loomulikult tollel ajal need suhteliselt kopikad, eks ole, aga see oli minu jaoks lihtsalt põhimõtteliselt juba uus algus. Et uus kanal läks nagu lahti, et olgu need raha oli vähe, aga ta tuli. Ja see tuli minust endast, mitte see ei sõltunud kellestki kolmandast või neljandast inimesest, eks, või mingist tööandjast näiteks või ettevõtte soosingust või ebasoosingust sinu suhtes, on ju. Nii et nendele inimestele, kes on sellises olukorras, noh, mina soovitan kõigepealt võtta periood aeg maha, mingi teatud perioodi aeg maha, et üleüldse hakata kuulama, mis situatsioonis nad on, kuidas nad ennast selles situatsioonis tunnevad. Mis on need põhilised stressorid, kuidas nad magavad, milline on une kvaliteet, eks ole, kuidas nad toituvad, et äkki saab seal muutusi teha, kui palju nad liiguvad, kui palju nad pühendavad aega oma sisemaailmale, kui nad üldse pühendavad, eks ole, võib-olla tähelepanu ainult telekal või laste pesu pesemisel, eks ole. Et ei saa olla sellist asja ja ma olen kuulnud seda päris paljudelt oma klientidelt läbi aastate, et oi, mul ei ole aega selle teise ja kolmanda asjaga tegeleda, et mis tegelikult nii-öelda noh, tooks rahu ja edu ja nii edasi, on ju. No mis tähendab ei ole aega, sa pead lihtsalt võtma aega, kui sa ei taha nagu noh, ära surra. Sellist muutust luua, eks ole, mida arstid sulle ütlevad, et kui sa seda nüüd ära ei tee, seda operatsiooni, vaat siis, on ju.
nii et tegelikult ravimine ja tervenemine hakkab sealt, kui sa võtad enda jaoks aega ja võtad enda armastamiseks aega ja igaühel tuleb üles leida see oma suhe armastusega. Mis asi see armastus enda jaoks on, mida tähendab iseenda armastamine, sest see on nii palju kasutatud sõna, aga nii vähe mõistetud, eks ju, noh, paradoksaalselt. Et see iseenda armastamise õppimine ei ole ka mingi hetke kogemus, mis lihtsalt tuleb kuskilt laest sulle pähe, vaid et see on ka teekond iseenda vastuvõtmiseks, ühenduseks, oma kehaga suhte loomiseks, tundma õppimiseks ja nii edasi. Nii et lapsed on seal kõrval ka olulised ja partner on ka oluline. Ja seal on võimalik arendada sellisel raskel perioodil ka nagu sellist oma suhtlemise keelt nende inimestega, kes on sul lähedal. Nii et kõik on võimalik, lihtsalt tuleb leida see viis, et tuleb lõpetada ära ka selline uskumus, mis toodab mõtteid, et see asi ei ole võimalik, et ma ei saa sellega hakkama. Need piiratud uskumused on tegelikult selle asja kurja juur, mis on inimese viinud sellisesse raskesse seisundisse. Jah, et sa räägid väga ilusti siin enesearmastust. Mulle tundub ka, et kui inimene näiteks tuleb teraapiasse, kus hakkada traumast tervendama, siis ma väga palju öelnud, et minu ülesanne on tegelikult võib-olla elus esimest korda õpetada sind ennast armastama, iseennast, sest trauma on väärkohtlemine, mis õpetab ennast vihkama. Ja siis me väärkohtleme ennast jätkuvalt edasi, sest et me ikkagi kopeerime oma vanemaid, ega me ei saa nagu midagi muud öelda siin. Ja enesearmastus tõesti ei ole minu jaoks ka mitte ainult massaažis käimine ja ma ei tea, mediteerimine, vaid see on väga sügavatel tasanditel iseenda vastuvõtmine kõiges, eks ole, ja võib-olla ongi vahel, näiteks sina läksid ka lahku, võib-olla ongi vahel vaja ka halvast suhtest välja minna selleks, et saab terveneda. Sest ka see, kui keegi sind väärkohtleb, saab ju inimese haigeks teha, teebki suhete tasandil. Võib-olla on lastega vaja piire seada, sest et nad ükskõik ka ei ole, sa ei ole õpetanud, ei ole seadnud piire, pole õpetanud ennast austama. Et siin on tegelikult ju nii palju aspekte, aga ma olen sinuga nõus, et kõige tervendavam asi maailmas vist ongi üldse armastus. Ja kui seda endale anda, siis nagu me ütlesime, et siis kõik läheb lõpuks tasakaalu tagasi, et närvisüsteem ju kohe lõdvestub, kui ta on hoitud turvalises keskkonnas. Jah, ja mina olen ka aru saanud nagu sellest, et läbi selle tervendamise töö ja iseenda tervendamise kogemuse, et kui me siia maailma sünnime, et siis me tegelikult oleme puhas armastus, eks ju, et ühel hetkel me lihtsalt unustame selle ära või on see siis mingi periood, on ju. Ja me unustame ära tänu sellele, et me seame lastena, kuna me ei mäleta, kust me tuleme. Me seame enda armastuse allikaks oma ema, eks ju, et kõigepealt me oleme ju tema sees, on ju, armastus meie ümber, me oleme selles okeaanilises õndsuses, meiega on kõik turvaline, rahulik, isegi siis muuseas, kui ema joob alkoholi, mida ma olen ka paljude klientide puhul kogenud, kes on läinud oma rännakuga tagasi sellesse perioodi, kus nad on ema kõhus olnud, eks ju, nad tunnevad seda mürki, eks ju, tulemas endasse ja nad maitsevad seda ja tunnevad, aga armastus sellest ei katke, et laps sellises vanuses ja perioodis ei teadvusta veel seda, et see on temale kuidagi kahjulik, eks, ja tõenäoliselt ei olegi ja paljud inimesed ongi terveks saanud, aga see ühendus katkeb siis, kui laps on juba natukene suurem emaga, kui ema teeb midagi, jätab ta kas, ma ei tea, vankriga poe kõrvale 9 minutiks üksi või midagi juhtub, isegi see ei pruugi midagi traagilist olla. Ja hülgab lapse mingil viisil, eks ole, Jaa, aga emal ei ole halbasid kavatsusi reeglid, eks ole. Lihtsalt laps tõlgib seda enda jaoks, kui see on nüüd surm, see on nüüd kõige õudsem asi, mis on, sellepärast, et armastuse allikat enam ei ole. Ja nüüd ma olen üksinda siin maailmas ja sealt tekibki see ürghirm, eks ole. Ja selleks, et ennast selle tohutu hirmu eest kaitsta, hakkabki laps nii-öelda loovalt looma enda jaoks nagu lugusid, tõlgendusi ja seda millega me hiljem elus kokku puutudes siis nagu tervendamisega, ütleme, kokku siis puutume, jah. Et need kaitsed tekivad kõik sellest esimesest hirmust,
see on see baasiline trauma, mis meil tekib, eks. Ja see hakkab omakorda siis koguma peale selliseid samaliigilise emotsionaalse energiakihte, mida me hakkame siis nagu hiljem nagu kaitsetena nägema ja sealt kihi haaval muudkui aga tervendama, kuni me jõuame selle trauma tuumani välja. Ja siis juba täiskasvanu mõistusega ümber hinnates seda situatsiooni, mida me lapsena kogesime, siis me saame aru, et issand jumal, et seal tegelikult ei olnudki midagi, et nii lihtne on siis teisiti hinnata seda olukorda ja iseennast, seda väikest mina, kes me siis tollel ajal olime, armastada, sest see väike laps jäi omaenda loodud narratiivi pärast tegelikult ilma armastuseta. Ja noh, see ju põhjustas kõik selle suurte kannatuste ahela, terve ahela, terve elu jooksul. Aga et lihtne on tegelikult palju lihtsam on tagasi minna, see nii-öelda ümber hinnata ja korda teha, et see trauma raskus sealt pealt ära tõsta, et inimene saaks avastada, et issand, armastus ei olegi mitte kuhugi kadunud tegelikult. Et armastuse allikas on minu sees tegelikult, eks ma pean selle ühenduse uuesti üles leidma, aga laps muidugi on sõltuv ja vanemas, see on selge tema jaoks selles mõttes, tema turvatunne hajub kohe ära, sest ta ei tea veel, et ta saab ise hakkama ja tegelikult ei saagi ise hakkama alguses ikkagi, eks ole, ta ju vajab ellu jäämiseks. Sellepärast me olemegi programmeeritud nagu käima selle kannatuste raja läbi. Ja see on vajalik, kuna mõni inimene ei pruugi minuga selles kohas nõus olla, et kuidas siis nagu see nii-öelda joodikust isa peksmine vajalik oli või et kuidas siis nagu, ma ei tea, need hirmsad asjad, mis juhtusid lapsepõlves, nagu said vajalikud olla. Aga kui sa vaatad täiskasvanu pilguga tagasi, ja sa oled valmis ümber hindama ja nagu vabastama neid emotsionaalseid traumakihte, sa saad aru, et selle käigus, millal sa kannatasid, sa kasvasid tegelikult kõige rohkem ja teatud kindlal viisil. Et igaüks meist kasvab teatud kindlal viisil. Kasvavad teatud iseloomuomadused, teatud käitumisviisid, teatud mõtlemisviisid. Nii et me ei saa teistmoodi kasvada, kui meil ei oleks olnud neid kannatusi. Ja ma olen, vaata, kuna mina siin olen selle teemaga kuidagi hästi sügavuti läinud, kirjutan raamatut ka sellest, olen läinud sügavale universumi tasandile, kuidas kurjus sündis üldse ja nii edasi. Siis ma tegelikult nägin, et miks inimkond kukkus sellesse kohta, kus on nii palju, praegu on ju palju kannatust, me saame seda öelda, oli see, kui me hakkasime vältima kannatust. Kannatuse vältimine viib sisuliselt põrgusse, et ma olen toonud seda lihtsalt näidet, et mul on vaja kasvvarianti, et kui ma olen ülekaaluline, siis ma lähen kas trenni, hakkan normaalselt sööma või ma võtan Ozempikut, eks. Ja vot see on see koht, et kui ma võtan Ozempikut, siis see on see, mis mind lõpuks viib nagu sügavasse kannatusse, sisemisse põrgusse. Aga kui ma pingutan, et kui me arvame, et elu peab olema nagu täiesti lihtne, ilma igasuguse pingutuse millegi, et elul kaob mõte ära, kui ei ole mitte mingit pingutust. Ja kui sa hakkad seda pingutust vältima, et midagi nagu ongi, et ükskõik mida ma tahan saada, tahan raha luua, ma tahan oma keha saada heasse vormi, igal pool peab olema ju pingutus sees. Kuidas see muidu elu toimiks, kui kõik käib niimoodi? Mis mõte on elul siis? Ja inimesed, mulle tundub, ei ole sellest aru saanud ja siis, kui hakkas see koht, et tahan midagi kergelt saada, eks, ma ei taha pingutada, siis see lõis lõpuks nagu tegelikult sellesse protsessi, mida inimkond täna kogeb, see on minu jaoks see koht, mida ma olen siis nii-öelda nagu näinud. Nii et siin on hästi sügav tõde sees selle koha pealt. Aga ma ikkagi tahan öelda, et mulle tundub, et mingid kannatused, sest ma tegelen hästi palju nendega, kes on seksuaalselt väärkoheldud. Ja need on lood, mida ma siiski eelistaksin, et siin ilmas ei oleks, et ikka väiksed tüdrukuid isad vägistavad aastaid. Mina ütlen jällegi ka seda, et see teema, ma pean ütlema, kuulub ka minu tervenemise teekonna juurde, sest et minu esimene seksuaalne kogemus oli vägistamine. Ja nüüd ma saan ilusti seda nagu vabalt öelda, ilma et mul oleks nagu mingisugust emotsionaalset kaalu sellel teemal. Aga et sealt hakkas see nagu emaka lugu pihta. Just. Ja ta hakkas nagu sellest ka omakorda veel pihta, et mul ei olnud
head meeste mudelit ees, ehk siis kõik minu isa, minu võõrasisa ja lähedased inimesed, kes mul nii-öelda meesisikud olid, et need olid kõik nii-öelda düsfunktsionaalsed meesmudelid, et ma ei õppinud meest tundma, teda austama ja ma ei kogenud kunagi meeste poolt sellist rahulikku, turvalist, austavat energiat. Ja tänu sellele ma läksin ka omakorda liimile ja tänu sellele see kõik see juhtus, eks ole. Et see oli nagu siis üks esimene asi, mis nagu minu jaoks juhtus, kui ma sain iseseisvaks juba, mitte iseseisvaks, vaid kui ma sain, ma olin siis 16 tegelikult, aga et see juhtus vastu minu tahtmist. Ja mina ütleks niimoodi, et kuigi mulle tundub endale, et sellised asjad nagu on kõige traagilisemad asjad, eks, siiski tänu sellele ja tänu sellele järgnevale teekonnale olen ma jõudnud tänasesse punkti, kus ma olen mitte ainult tervendanud selle koha iseendast ära, et mis on emakas, või tegelikult tervikuna, kuna organism on tervik, eks ole, siis nüüdseks ma ütleks, et läbi sellise mõistmise, missugune mees olema ei peaks või et missugused on düsfunktsionaalsed suhted, missugused on, kuidas nagu suhetes see turvatunde loomine käib ja millised on üldse suhtemustrid läbi oma isikliku kogemuse, olen ma jõudnud sinna, kus ma olen suhtes ja tänaseks ka nagu juba abielus. Ja ma ütleks niimoodi, et see koht, kust ma nüüd vaatan, ma ütleks niimoodi, et ma olen lihtsalt niivõrd õnnelik, et ma sain üle kirjutada selle oma vana uskumuse, et suhted ei ole turvalised, mehed on kuidagi agressiivsed ja ära kasutavad ja nii edasi, sest et kõik oleneb ju sellest, et kas sa nagu selle kihi jätad endas nagu tervendamata või vaatad sellele otsa, sest see on seotud ju sügavate uskumustega, eks ole, lapsepõlvest. Ja nüüd ma ütlen, et ei, et mehed võivad olla väga turvalised, väga hingeliselt avatud ja väga armastavad ja suhtuda naiste seksuaalsusesse hoopis teistsugusel viisil, kui mul kunagi üldse arusaam oli. Nii et ka see asi, mis minuga toimus, oli oluline etapp, et avastada tegelikult iseenda seksuaalsust ja avastada suhte hingelist kvaliteeti. Ja vägistamise lugusid on hästi palju, need on ka väga inetud, aga lihtsalt ma olen hästi tihti vaadanud, et kui see juhtub nagu varajases nooruses, 3-4-aastaselt, kui on laste väärkohtlemised, siis mõni inimene on ikka terveks eluks nii ribadeks, et paljud ei leiagi ka seda jõudu näiteks enam terveneda, võib-olla kes valibki lahkuda elust, et siin on jah nagu mingid aspektid, mida ma selle trauma juures väga, mida ma ikkagi näen, et ma arvan, et kannatused võiksid olla võib-olla mingites kohta, mingid asjad võiksid välja jääda, sest ega see 3-aastane laps ei kindlasti adu seda, mida meie täna teadliku meelega adume, et kuna mind on seksuaalselt väärkoheldud siis 3. eluaastal ja sealt edasi, eks ole, siis ma olen täna 45 ja mul on ikkagi võtnud siia jõudmine, 35 aastat läks sinna, et ma hakkasin siis kuskilt sealt välja tulema ja ma tänase päevani pean süstemaatiliselt oma närvisüsteemiga tegelema. Et see teekond on üüratu, eks ju. Jah, et sellistel inimestel paraku, eks ju, kellel sellised asjad juhtuvad, ongi suurem missioon. Et meil ongi suured ülesanded, eks ju, endaga töötamise kaudu, me jõuame teistega töötamise juurde ja tervendaja teekonnani. Nii et meil ongi suurem missioon. Ma ei ütle seda, et me oleme kuidagi erilisemad, aga et lihtsalt see meie pagas, mille me lapsepõlvest kaasa saame, et see on selle aluseks. See paneb selle pinnase paika. Ma tihti naistele ütlen, kes tulevad, et loomulikult ma olen hästi empaatiline alati, aga ma ütlen ka, et aga mul on sul üks hea uudis ka. See tähendab seda, et sa kannad endast mingit väga erilist kingitust, kui sinuga on see kõik juhtunud, sest seal pinna all
on tõesti midagi, mida see, ongi see kingitus, mida ta peidab ja siis, kui sa seda traumat tervendad, siis ta tuleb sealt ühel hetkel välja ja me võime seda nimetada hingeteekonnaks või kuidas keegi tahab nimetada, eks ju. Ja sellised asjad muuseas tulevad ka inimese astroloogilisest kaardist väga selgelt välja, et millised nagu on need traumad tulevad välja, et seda näitab sageli kuuasetus kaardis, et millises märgis ta on ja millised on tema aspektid teiste oluliste planeetidega ja sellist asja näitavad ka kuusõlmed. Nii et ja sealhulgas siis päikese ühendus Pluutoga näiteks, Pluuto sümboliseerib evolutsioonilise astroloogia järgi siis meie hingetasandi teadvust, eks ole. Et sinul on kaardis muuseas Pluuto ühendus päikesega, et see on võimas tervendaja aspekt, nii et palju õnne sulle selle konfiguratsiooniga. No ilmselgelt on see minu teekond nagu täiesti selgelt olnud, jah. No väga äge igal juhul, aitäh Elina, et väga põnev vestlus on olnud ja tõesti, mis kuulajad võiksid endale kõrva taha jätta juba, mulle tundub juba 2 podcastist järjest on see, et tervenemiseks ei ole vaja midagi muud kui luua ruum. Et su süsteem tervendab ennast ise, sa ei peagi ka tervendamisega tegelema, kui just kuidagi aeglustuma ja vaatame üle võib-olla kõik need asjad, mis meid elus tasakaalust välja ajavad. Ja võib-olla siin on ka hästi oluline koht, et usaldama kogu seda protsessi. Üks asi on veel, mida ma tahaksin sulle siia juurde nagu tuua, kui mida olen mõelnud, ma tahaks, et kui jõuaks inimesteni, et inimesed pimesi usaldavad nagu seda nii-öelda ühiskondlikku konsensust, eks ju, et neid reegleid, neid raame, seda ühiskondlikku nagu programmi, on ju, et see on, mina nimetan seda konsensusliku tasandi nagu aktsepteerimiseks. Aga esitamata küsimusi, kas see sobib inimesele, kas see on tema evolutsioonilise arenguga kooskõlas, kas need ülesanded, mida ta sotsiaalses mõttes nagu täidab, et kas need üldse teenivad teda ja kas need on kõikide kõrgemaks hüvanguks või need on lihtsalt mingi norm, mida antakse ette, et mida justkui nagu, ma ei tea, süsteemi üleval hoidmise hüvanguks peab tegema. Ma ei ütle seda, et süsteem on paha või kuidagi riik on halb või midagi sellist, on ju. Aga et iga inimene võiks ise mõelda, väga kriitiliselt mõelda selle üle, et kust on tema uskumused pärit, mille alusel ta toimib. Ja mina esitasin seda küsimust, et ma ei tea, kas inimesed on näiteks endale selgeks teinud seda, et tegelikult keemiaravi puhul umbes 97% patsientidest sureb siiski ära. Ja see 4-5 aasta pärast on juba tegelikult nagu statistiline näit selline, et väga paljud surevad ka peale seda ravi ära, eks ole. Jah, et seda ma ütlengi, et selle koha pealt võiks kas või isegi teaduse tasandil nagu kontrollida numbreid, teha uuringuid natuke lihtsalt, mida ma näengi, et mine natuke sügavamale, vaata natuke rohkem, tee enne uurimustööd, isegi teaduslikul tasandil. Ja siis tee oma otsus, nagu sa ütlesid, et mõtle kaasa, mõtle ise. Aga jaa, nii et Elina, aitäh sulle selle äärmiselt põneva vestluse eest. Ma usun, et inimesed saavad siit tegelikult väga palju, mida endaga kaasa võtta ja alati oma kogemuste jagamine on see, millega nad saavad samastuda nii-öelda. Tänud kõigile, kes vaatasid. Kui teid kõnetas, siis jagage nagu ikka. Ja võite ka julgelt alati siia alla küsimusi panna, võin ju ka Elinal paluda seal all neile vastata, et kui keegi tahab midagi või teine asi ka, kui te tahate, siis te võite alati Elina poole pöörduda. Ja tahate abi saada, teraapiasse minna, no mida iganes. Nii et kõik uksed, ma usun, on avatud. Aitäh ka minu poolt. Ja aitäh teile vaatajad ja kohtume siis juba järgmisel korral, kus meil tuleb veel üks tänapäeva põnev tasakaalutus siis teemaks.